Viluste kooli aulas andsid Räpina, Veriora ja Meeksi vallavolikogud kolmapäeval heakskiidu 3 valla ühinemisele, mis suuresti hõlmab endise Räpina kihelkonna maid ning hakkab ka kandma Räpina nime. Läbirääkimised on sujunud pikalt, põhjalikult, nähtud palju vaeva ja vaieldud ja kompromisse otsitud, selles mõttes on tööd palju tehtud. Aga eks ta nüüd niimoodi on läinud, et Setomaa soovib ikka oma valda luua ja Räpina poole peal jääb siis 3 valla ühinemine. Ehk siis tõesti enam-vähem Räpina kihelkonna piirides tekib see kooslus. Oli meil ju 3 suunda, kus me läbi rääkisime. Kõigepealt oli ka see Räpina suund, siis oli ka Põlva ja ka Värska suund veel. Värska suund läbirääkimised lõppesid sellepärast ära, et seal lihtsalt ei tulnud seda inimeste arvu välja ja Põlva ja Räpina osas tegime valiku just nende ühinemislepingute eelnõude järgi. Räpina selle läbirääkimiste ühinemislepingu eelnõu oli tunduvalt rohkem arvestanud Veriora valla neid ettepanekuid ja vajadusi. Räpina vald esitas möödunud aasta lõpus ühinemisettepaneku kokku 8 Põlva ja Tartumaa vallale, kuid tegeliku ühinemiseni jõuti Veriora ja Meeksiga. Alles eelmisel nädalal otsustasid Mikitemäe ja Värska vald Räpinaga vabatahtlikust liitumisest loobuda. Kuidas eelmine nädal hingati, kas kergendatud või ohke, kui selgus, et Mikitemäe ja Värska vald ikkagi ei tule Räpina valda, vähemasti esialgu mitte? Eks emotsioonid olid erinevad, ega need erinevate arvamuste paljusus tuli välja meil ka rahvakoosolekutel, külakoosolekutel. Et väga paljud pooldasid külakoosolekutel juba seda, et oleks õigem jääda pigem Setomaal omaette vallaks ja Räpina piirkonnal omaette. Samas on olemas ka teine pool, kes ütleb, et kui juba niisugust valdade kokkupanekut teha, siis teha seda suuremana kui 3 valda, 5, 6, 7 valda, võib-olla maakond isegi on mõne inimese arvamus, et ka maakondlik vald ei ole tema arvates kõige kehvem. Nii et eks see elu näitab nüüd lähitulevikus, missuguseks siis see tegelikult elu kulgeb. Kuigi 3 valla ühinemisleping on allkirjastatud, ei pruugi uue Räpina valla piirid praegu kinnitatud kujul säilida, sest 3 Veriora valla küla on avaldanud soovi kuuluda tulevikus Põlva valla koosseisu. Teada on, et 2-3 küla sooviksid haldusreformi käigus Veriora vallast jalga lasta, et mis nendest külades saab? Praegu hetkeseis on selline, et Viira küla ja Soohala küla kohta on volikogu teinud otsuse, et nende osas alustatakse menetlust üleandmiseks Põlva vallale, aga siin ei ole veel lõplik otsus tehtud, see lõplik otsus tehakse suure tõenäosusega märtsikuu volikogus ja praegu lihtsalt valmistatakse need 3 kuud need materjali ette, mida peab maavanemal esitama, et need külad üle minna saaksid. Aga Sügava küla kohta tegime detsembrikuu volikogu istungil otsuse, et me ei alusta Põlva vallaga läbirääkimisi sel teemal ja praeguse seisuga siis Sügava küla peaks jääma Veriora valla koosseisu. Mis tulevik toob Räpina vallale? Me oleme ju tegelikult 6500 elanikuga varem olnud, kui linn ja vald ühinesid, siis 6500 elanikku oli meil suurus. Nüüd ta toob selle, et saame sarnase rahvaarvu ja oluliselt suurema territooriumi. Nii et ega siin mingit niisugust, ma arvan, ikka pudrumägesid ja piimajõgesid kuskilt unistada ei oska. Et elu läheb ikka oma soodu. Kas ta nüüd läheb kindlasti keerulisemaks, seda ei oska öelda. Eks see sõltub, kuidas me mõtleme asja. Kas mõtleme endale elu keerulisemaks või mõtleme, et nii on paratamatus ja nii ta lihtsalt peab kulgema. Meil peaks nüüd olema, ütleme siis aasta pärast selles ühisvallas kuskil 6700 inimese juures ja ka sektorid oli seal vist oli 609 ruutkilomeetrit. Nii et minu arvust väga mõistlik ja rahvaarv on ka selline, et ta ei ole üleliia suur ja kui ma vaatlesin täna seda ühist volikogu lauda, siis muidugi tulevikus meil lepingu järgi on 21 volikogu liiget.
aga ma arvan, et nad on ka sama sõbralikud, kui me täna kõik siin saalis ja me ei tee mingisuguseid erisusi, kas ta on mingi äärepealne küla või mitte, aga võtame kõiki võrdselt ja nagu öeldakse, et hoiame kokku, siis me oleme tugevad ja ma tänan teid. Ja kah loodan, et edaspidi saame kõik väga ilusti läbi omavahel. Ja siia sõites vaatasin, et kui Meeksi vald asub 2 metsa taga Räpinas, siis Verioral on 1 mets vahel. Ja, kuidagi väga ligidal tundus see Verioral olevat. Nii et edu kõigile. No mida toob tulevik uuele Räpina vallale? No tahaks loota, et ta toob palju head, et just selle tavainimese seisukohast vaadatuna, et ta nagu seda teenused paraneksid, teenuste kättesaadavus paraneks, et mitte mingil juhul ei kaugeneks inimese jaoks see teenus ja noh, et kõiki piirkondi võrdselt arendataks, see on meie lootus. See jääb allkirjastele, see ostakas või? Ja sulle oli küll. Selge. Nii, anname nii nagu antakse. Käest kätte.